rääkinud sellest, et millegipärast me ei suuda kogu aeg hoida endas seda head positiivset mõtlemist, vaatamata sellele, et me oleme palju lugenud, palju koolitustel käinud ja ikkagi mingi hetk peale koolitust, kus sa said kõigest aru, et oli kõik väga tore, kõik, vaat nüüd on mul kõik detailid selged, nüüd ma oskan. Ma tean, kuidas ma hoian endas seda head positiivset mõtlemist. Mingi aeg see õnnestub, vahest pikemalt, vahest lühemalt, aga mingi aja pärast sa näed, et sa oled jälle vaikselt vajunud negatiivsesse mõtlemisse. Vähemalt märkad seda, et seda on jälle rohkem ja elu hakkab sulle seda ka kajastama, eks ole, meie sisemine maailm kajastub kohe välises maailmas. Miks see juhtub nii? Võid sa mulle öelda? Sellepärast, et on tervendamata suhted vanematega. Tervendamata suhted vanematega, sest meie suhted vanematega nad peegelduvad 100% peegelduvad meie suhetes kõikide teiste inimestega, meie lastega, meie elukaaslastega, abikaasadega, meie töösuhted, kõik ühiskondlikud suhted peegeldavad meie suhteid oma vanematega. Kui meil ei ole suhted korras oma vanematega, meil on solvumised. Selle väikse tüdruku, selle väikse poisi solvumised oma ema, oma isa peal. Näiteks sa ei saanud kommi. Näiteks sinu ema arvas, et kommi peab sööma kindlasti, ma ei tea, nii nagu ma tean ühte noort naist, kes ütleb, et 3 merekilkest korraga, mitte rohkem. Ja see väike tüdruk, ta ju allub oma emale, peab alluma, see on niimoodi on looduses välja mõeldud, aga see solvumine võib jääda lapse sisse. Ja selline solvumine edaspidi kindlasti kajastub sinu elus. Kui sa oled solvunud oma näiteks isa peale ja ütleme, et sinu isa ei ole sind isegi kasvatanud, sa ju mõned inimesed isegi ei tunne oma vanemaid, ühte vanemat või 2 vanemat, ütleme praegu võtame isa ja nad ei taha, nad on solvunud, nad on nii solvunud oma isa peale teadvustamata seda, et isa jättis neid maha ja see hakkab kajastuma nende materiaalses elus. Lihtsalt niimoodi on loodud maailm, niimoodi on universum loodud, et kui sul on andeks andmata valu oma isa suhtes, siis sa hakkad kokku puutuma, maailm hakkab annab sulle märku läbi sinu finantsilise olukorra, et hei, tegele palun, anna andeks oma isale. Räägi palun lühidalt oma lugu oma isast, sest ma võin siin teooriast rääkida, räägi oma praktikast. Praktika oli selline, et minu isa mind ei kasvatanud, minu vanemad läksidki lahku siis, kui ma olin 1-aastane, siis me kolisime Eestisse koos emaga ja siis, kui ma olin väike tüdruk, siis ma ikka käisin vahetevahel isa juures külas, aga just teismeas olid väga konfliktsed suhted minu ema ja isa vahel ja oli isegi, nad käisid kohtus ja sellest ajast peale me isaga ei suhelnud ja siis, kui ma tulin Ühtsuse keskusesse, siis me ei olnud suhelnud kuskil 10 aastat. Ma ei teadnud üldse, mida ta teeb, kus ta elab, kuidas ta läheb ja finantsiline olukord oli väga kehv. Ma sain täpselt nii palju vahendeid, et kuidagi moodi endaga toime tulla, aga kui ma hakkasin elama iseseisvat elu, siis väga kehvasti tulin endaga toime ja mul ei olnud ka täpselt mitte mingisugust soovi tegeleda selle teemaga. See oli minu jaoks hirmu äratav, see oli lihtsalt, ma lihtsalt ei tahtnud sellega tegeleda. Aga finantsiline olukord oli nii kehv, et ja mina räägisin sulle kogu aeg ühte ja sama tegeleme sinu isaga, tegeleme suhetega isaga. Ja, et lõpuks pidin sellega hakkama tegelema. Ja finantsiline olukord on tänaseks päevaks oluliselt paranenud. Me ka suhtleme nüüd isaga. Sa kusagil kirjutasid ühes artiklis, et su finantsiline olukord, raha tuleb 4-5 korda rohkem sisse kui varem. Ja vaatamata sinu sellele, et töö on ebastabiilne iseenesest, aga raha tuleb stabiilselt sisse ja viimasel ajal on jälle hakanud kasvama sissetulekut, nii et see on jälle hea märk, et midagi on ära tehtud. Vot, ja teine kogemus, mis veel võib olla vaatajate jaoks on oluline, on see, et
minu suhted isaga ei piirdunud minu bioloogilise isaga, vaid oli ka kasuisa minu elus, keda ma üldse ei tahtnud tunnistada kui isa figuuri. Ja see juhtus ausalt öeldes kuidagi väga loomulikult, et mingil protsessil ma tundsin vajadust need samad praktikad läbi teha oma kasuisaga, mida ma tegin oma isaga. Ja see andiski suurima läbilöögi finantsilises plaanis. Võtamata sellele, et ma olen ju korduvalt koolitustel rääkinud, et kasuvanemad on sama olulised, eks ole, aga teist on niivõrd suurt niimoodi kuuled jah, seda, mida sa oled valmis kuulma. Ja, täpselt nii, et sa kuuled täpselt seda, milleks sa oled juba valmis. Suhted emaga täpselt samamoodi kajastuvad meie välised elus. Ma toon oma näite, see on lapse vanemana nende inimeste jaoks, kellel on lapsed ja kes ei saa hakkama täpselt samamoodi oma lastega teatud mustritega, mis töötavad nende sees. Minul oli üks muster, ma tegin alati oma tütrele märkust, kui ta oli 13-14 aastane, märkasin, et ma teen märkust oma lapsele teatud olukorras ja see märkus on selline suht sarkastilise häälega. Ja mind õudselt häiris, et ma nägin, et mu laps tõesti pingutab väga palju ja et emal oleks tore koju tulla peale tööd ja aga see märkus ikka kerkis minus kuidagi ülesse ja ma ei saanud mitte midagi teha, ma jälle torkasin, ütlesin väga nätult, ja mis see siin on. See võis olla tassi pesemata tassi peale, korter on ideaalselt korras, aga üks tass seisab köögis muideks ka laua peal, mitte kuskil lauakal. Ja mind väga häiris, ma tundsin, et see on niivõrd ebaõiglane minu lapse suhtes. Ma hoidsin ennast 10 korrast 9 tagasi ka, ma märkasin, et ma tahan jälle teha märkust, aga ikkagi see tuli minust välja ja see oli häiriv ja see kestis juba päris pikka aega. Kui üks hetk ma andsin alla, et ma tahan näha, kus kohas see muster tuleb. Ma nägin ära, siis kui minu vanemad omal ajal lahku läksid, mina olin 13-14 aastat vana, siis minu vanem õde ka veel abiellus, nii et meil oli pere, ema, isa ja 2 tütart ja järsku oli mina oma emaga ja rohkem meil ei olnud. Ja ju mu emal oli väga raske olla sel ajal ja ma saan emast aru, aga ma olin solvunud ikkagi. Ma üritasin teha kõik korteri korda, sellepärast et ema tuli töölt väsinud. Ema leidis alati mingisuguse asja, mis mul oli tegemata ja ma kordasin täpselt samamoodi seda mustrit oma tütrega. See oli nii valus. Sul ei ole küll lapsi. Mul ei ole lapsi, aga partnersuhetes, kui tihti tuleb ette, eks ole, mis sa need sokid sinna jätsid, miks sa selle sinna panid. Täpselt sama. Kõik need asjad peegelduvad meie suhetest, tänastest suhetest, asjad, mis me ei ole andeks andnud oma vanematele. See, kuidas mu ema on eluaeg mul keelanud mingit moodi külmkappi kinni panna, ma näen seda väga selgelt, et ma teen oma kodus seda sama märkust, et külmkappi tuleb panna nii kinni. Ja mis see on täiesti oluline? Ei ole, aga see reaktsioon tuleb enne, kui sa jõuad üldse selle peale mõelda. Täpselt nii. Sa ainult tagant järgi näed, et appi jälle. Nii et väga oluline, mida me tahtsime selle videoga teile täna rääkida just seda, et väga oluline on tervendada suhted oma vanematega, kui sa tahad elada rõõmus, rahus, mõelda häid mõtteid ja olla heades suhetes kogu maailmaga. Kogu maailmaga just, kogu maailmaga. Sest et varem ma isegi ei märganud läbi millise prisma ma tajun kogu elu üleüldse ja see väga suurel määral tuli sellest, mida ma olen perest kaasa saanud. Läbi nende kastikest. Just. Tõesti kogu maailmaga. Aga aitäh sulle. Jah, aitäh sulle.